Tere tulemast vaatama märtsikuu uudistesaadet. Mina olen Emma. Ja mina olen Grete. Tänases saates vaatame, milliseks kujunes märtsikuu. Vaatame, kes käisid andmas külalistunde. Viskame pilgu peale emakeelepäeval toimunule. Ja uurime, mis põhjusel käidi märtsi lõpus Elektriteatris. 14. märtsil tähistasime koolis Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva ja emakeelepäeva. Emakeelepäev algas Vikerraadio etteütlusega, millest võtsid osa klasside parimad keeletundjad. Koolimajas toimus kaktus, kus astusid külalisesinejana üles Tartu Ülikooli õppejõud ja kirjandusteadlane Mart Velsker, kes rääkis õpilastele Petersoni surmajärgsest elust. Külas olid Kannelinna gümnaasiumi õpilased. Pidulik päev lõppes Toomemäel, kus Petersoni kuju juurde asetati lilled, loeti luuletusi ja lauldi. Tere, emakeelepäev! Mis tunded on ja mida see päev teie jaoks tähendab? Emakeelepäev on minu jaoks eesti keele päev ja eelkõige ka meie kooli, kuidas ma ütlen, nimeandja sünnipäev. Nii et õige mitu pidu koos. Ja ma pean tunnistama, et see päev on teistmoodi elevust täis kui tavalised koolipäevad. Teatud mõttes ka selline nagu kergendust pakkuv. Et selleks kodaks on siis jälle pidu peetud. Samas olen väga tänulik ja õnnelik, et mul on selline meeskond, sellised mehed, kellega saab igasuguseid kenasid numbeid ja aktusi pidada. Ott, sina esinesid taas kord teist aastat, seekord siis abituriendina. Mis tunded on? Kuidagi on see tähtpäev sinu jaoks ka aastaga muutunud? Väga muutunud ei ole, aga eesti keel on nii ilus keel, et ma arvan, et selleks peab ikka päev olema. Aga Maru tuuline oli. See oli veits siuke, mis pani mõtlema, et võiks nagu parem ilm olla. Aga muidu oli väga lahe üritus ja mulle väga meeldis. Mina tahan Oti õpetajana lisada, et mina näen Otis Kristjan Jaagu potentsiaali, et temal on siin endalgi teosed valmimas. Ja ma usun, et see Kristjan Jaagu vaim õnneks ei ole kuhugi kadunud ja läheb meie käe all ja meie õpilaste kaudu ikka edasi. Aga Siim, sina oled hoopis Kannelinna gümnaasiumi eesti keele kirjanduse õpetaja ning teie olite täna meile külas ja esinesite väga meeleoluka muusikapalaga. Kuidas see päev teie koolis Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist erineb? Täpselt nii oluliseks, kui oluliseks peavad meie õpilased või õpetajad seda päeva ja kooli juhtkond, nii oluliseks peavad seda päeva ka meie õpilased. Ja seetõttu ma usun seda, et sõltumata sellest, et missugune on kellegi emakeel, te nägite ise, nad laulsid väärikalt. 17. märtsil külastas ellujäämise kunstide dokprogrammi raames meie kooli meedia- ja filmimooduli õpilasi filmirežissöör Tanja Anderson. Tanja Anderson on ameeriklasest filmitegija, kes leidis oma kutsumuse just dokumentaalfilmide kaudu. Armastus loo jutustamise vastu on tal alati olnud. Nii sündiski tema esimene film Missionärid. Film jälgib 4 noort, kes saadetakse Soomaa evangeeliumi kuulutama. Sellest, kuidas neid valmistatakse ette maailmastuma, kuidas nad jätavad hüvasti oma peredega ning mis takistused neid nende usuteekonnal saadavad. Filmi fragmente said nautida ka meie kooli meediaõpilased. Filmmaking came into my life recently, so it took me 6 years to make my first film called The Mission, and that's what I'm here talking about today. And I realized that it's something that I'm supposed to do. It's why I'm here, kind of, not to sound too corny or hippie, but I feel like this is why I'm here. I'm here to tell other people's stories. So it's a way of connecting us as an art form, and I love it. And I'm excited. I feel so privileged that I get to do this for a living and get to come here to schools and to talk about this work. Yeah. There's 1,000 stories in this school right now waiting to be told. 29. märtsil andis külalistunni Poola suursaadik Grzegorz Kozłowski, kes käsitles Eesti ning Poola vahelisi suhteid nii tänapäevalises kui ka ajaloolises perspektiivis. Ta rõhutas eriti Balti riikide ning Poola vahelisi suhteid tänapäevases geopoliitilises seisundis. 29. märtsil andis Poola suursaadik külalistunni erinevatele 10., 11. ning 12. klassidele. Pärast loengut oli õpilastel võimalus osaleda ka Poola teemalises Kahoodis.
Kokku osales 27 õpilast ja võitjatele andis suursaadik ka auhinnad. 30. märtsil toimus esmakordselt Tartu Kristjan Jaak Petersoni filmifestival PEF 2023. 30. märtsil toimus Tartu Elektriteatris PEF 2023 lõpugala, kus näidati parimaid filmifestivalile esitatud õpilas- ja tudengifilme. Filmifestivalil esitati 52 filmi, millest 30 õpilas- ja 22 tudengi kategoorias. Lõpugalal vaadati ühiselt ära 16 tööd. Žürii nomineeris 2 eripreemiat. Ettevõtlusnädalat alustati Tulevikutegijad programmist Gundo Roosvee külalisloenguga, kes aitas arutada finantsilise vabaduse saavutamise ja koolis käimise kokkulangevusi ja erinevusi. Selline oligi meie märtsikuu. Täname, et vaatasite. Kohtume juba järgmistes saadetes.